22 Rain Randmaa ja number 15 Taavi Tamm. Saue poole pealt siis väravas ei keegi muu kui number 69 Kaspar Kotter, lisaks veel ülesantus protokollis on kirjas Kaiskonna kapten number 9 Kristjan Suurjärv, number 10 Janar Pajo, number 7 Argo Alaväli, number 8 Silver Liiv, number 20 Talis Tamm, number 24 Roland Tammela, 87 Lauri Esko, 47 Algis Kelder, 88 Kevin Koppel, number 13 Sander Abingo ja number 96 Markus Seppa. Nägime esimese peallöögi ka juba ilusasti ära ja kohtumine siin oma alguse saanud. Saue siis, nagu öeldud, juba täna ühe korra väljakul on käinud, kui tõesti 10 tükki pidi ta Tauguri vastu enda puurist välja võtma, ise ka 4 tükki. Suutsid ikkagi vastu lüüa väravat autoriteks siis meeskonna kapten Kristjan Suurjärv, Janar Pajo, Argo Alaväli ja Silver Liiv on täna korra jala valgeks saanud siin rannaliiva peal. Hetkel Suurjärv kohe söötu jagamas seal on, tuleb ka kaugelt löök, on päris hea üritus ja seal olid üksjalgjärva mehed täitsa raskustes ja Janar Arul on see, kes peaga selle palli nurgalööki lükkas. Tänase päeva esimesest telemängust siis mõistavad õigust Andres Jahimaa ja Vladimir Zaharov, olgu need õigusemõistjate nimed ka öeldud. Nüüd Alaväli saab seal kõksima hakata ja hakkab natukene viga välja meelitama, aga seda talle sealt olukorrast ei anta. Nüüd üksjalgvärava muidugi minemas. Üksjalgvärava puhul mina jätkuvalt tahaks öelda selle nime taha sõna Vitamin Bell, mis oli siis nende eelmise aasta sponsor, aga tänavusest hooajast Element Master selle suurepärase nimekoosluse täiendiks on, nii et tuleb harjuda sellega. Aga minut on juba rannajalgpalli siin mängitud ja vaatame, kuidas Pärnu seda mängu nüüd ehitada suudab. Sealt midagi ei tule ja Kotter lükkab rahulikult Pajole. Pajo siis ka Saue suurim väravakutt tänavusel hooajal 5 mänguga 6 tabamust. Kirjas on, Talis Tamm on 3 peal. Need mehed siiamaani enim väravaid löönud on. Nüüd Kotter kaugelt, ei olnud üldse halb üritus, aga siiski piisavalt väravast mööda, nii et Joel Vabrit sai palli lendu silmadega saata. Vabrit nüüd ääre peale. Üks jalg värav tagant ehitamas ikkagi tagasi Vabritule ja kohe ise ette tsooni Kiigajaan, aga ei saa kapten praegu palli omaks ja nüüd Saue omakorda vaikselt tulemas. Alaväli jätab Suurjärvele. Pajo on noolimas alas, ikkagi jätkasse Alavälile. Mängitakse kokku, ka Suurjärv pääseb löögile, ei, jõuavad ikkagi seal Henri Hoolma vahele ja Vabrit nopib selle palli enda valdusesse. Hoolma. Arula üritab Pajost mööda minna, aga lükkab äärele ikkagi. Ja nüüd ilmselt sunnitakse tagasi mängima, sellepärast et käike liiga palju ei ole. Vabrit nüüd on sunnitud selle palli ette mängima, sest rohkem sealt kaudu tagasi ei tohi mängida ja tõesti, see pass läks nüüd Hoolmaale natukene liiga selja taha ja võttis rannale omase põrke. Ranna jalgpallis ju need põrked kõigile võlu ja valu toovad. Väga ootamatult palju suunda võib muuta nii heas mõttes kui halvas mõttes. Heas mõttes siis ründajatele, kui pall väravasse näiteks põrkab ja halvas mõttes, kui täiesti värava suunas liikunud palli ikkagi otsustab nurgalipu poole järsku ühel hetkel hakata keerama. Nüüd vaatame Hoolma suunas, aga tuleb Kotter kindlalt välja ja püüab selle palli. 3 minutit juba mängitud ja siiamaani väravaid tulnud pole. Meeskonnad tänavu ühe korra veel vastamisel läinud. Eelmisel etapil Saue üksjalgvärava võitis 4-1 ja nende tänavuse hooaja ainus võit. Nüüd vaatame, mida Kiigajaan teeb, aga lükkab palli, ikkagi jääb Nahkere omanikuks, aga seal 2 mehega tulevad Sauvekad teda atakeerima ja lükatakse pall Kotterile. Aga tõesti, Saue ainukene võit siis eelmiselt etapilt üksjalgvärava üle 4-1. See kohtumine lõppes, nii et väravaid ju võiks näha, kui eelmises kohtumises 5 tükki, nüüd kas oli käsi, ei ikkagi selles olukorras. Avdejenkovi rikkumiskohtunikud ei näinud. Ja Saue tagant ehitamas on. Pajo ootas ilusti vahetused ära, lööb kaugelt peale. Nüüd on jälle see raske hetk, kus ma loodan, et Janar Pajo läheb kohe vahetusse. See on puhtalt kommentaatori isiklik soov, kuna on hetkel Pajo ja Lauri Esko koos väljakul ja ütlen ausalt, nendel 2 kiilast peal vahet tegemine on keeruline. Ajaloost on sellised kogemused juba olemas. Nii et kui need 2 nime sassi lähevad, palun eos juba vabandust. Aga tõenäoliselt selleks on suur. Nüüd Vabrit kaugelt. Aga ikkagi ei kujuta ohtu hetkel Kotteri väravale.
eelmine kord, kui need kaks meeskonda siis vastamisi läksid, siis Saue poolt seesama Kotter, kes praegu palli lahti mängis Saue väravast ühe tabamuse enda nimele sai. Nüüd vilistatakse viga seal. Envar Lauter rikub seal määrusi ja Saue saab päris oma karistusele ees siis peale uhada. Silver Liiv on see, kes seda liivatorni ehitama hakkab ja esimene karistuslöök siis selles mängus siis ka määratud. Aga jah, Kaspar Kotter siis eelmisel etapil mänguskoori avas ja edasi veel Algis Kelder, Algo Aravee ja Lauri Esko Saue poolt väravaid lõid. Envar Lauter siis üksjalg värava poolt selle ainsa lohutusvärava siiamaani sepistanud. Aga vaatame, mida Silver Liiv nüüd suudab. Ikkagi 1,5 meetrit väravast mööda ja rahulikult saab üksjalg väravale tulla. Ettetsooni saab hästi omaks seal palli praegu Lauter, aga takerdub, ei vilista kohtunikud midagi. Lauter üritab pusida, 2 saab mööda, aga 3 ei saa ja nüüd Liiv omakorda, aga no see pall läks praegu uhkes kaares Kuursaali poole, nii et pallipoistel jälle natukene udjamis selle palli järele. Midemrit mängib kokku seal. Lauter ei saa jätkata, aga pall jääb õnnega pooleks temale. Nüüd teist korda vasaku jalaga ja nüüd värava ees ja kuidas ei saa sellest olukorrast. See oli Jalar Arula, kes seal see oli Rene Rõunapuu, kes seal värava ees vabaks oli jäänud, aga suunas selle palli mööda. Kuldne võimalus paari meetri pealt. Kaspar Kotter oli ka tegelikult olukorrast ju välja mängitud, aga jäi värav sündimata, nii et 0-0 siis muidugi mänguseis, kui 6,5 minutit seda esimest perioodi veel jäänud mängida siin Pärnu rannas. Au ja kiitus muidugi teile kõigile, kes ikkagi rannajalgpalli täna oma esimeseks valikuks on pannud, arvestades, et kõikidelt Rahvusringhäälingu, Tene ja raadiokanalitelt saab ju kaasa elada laulu- ja tantsupeo rongkäigule, mis siis juubelitantsupeo 150. Ikkagi tähtsündmus. Nii et teie kõik, nüüd siin Silver Liiv ja kas vilistatakse kummale poole, jah. Näidatakse, et Envar Lauter rikkus määrusi seal Silver Liiva vastu, nii et Liiv saab teist korda siis tänases mängus juba peale hakata lööma. Nüüd muidugi tunduvalt lähemalt, nii et siit äkki võib ka midagi sündida. Liivatorni ehitamine ja vaatame Silver Liiv versus Joel Vabrit. Liivatorn on valmis ehitatud ja esimene rada palli õhku lennuks ka samamoodi ära silutud, et ühtegi ebameeldivat põrget sealt ei tuleks. Ja Liiv. Ja väga hea tõrje Vabritult praegu, aga kahjuks rebound on ikkagi see, mis Liivale jala peale jääb. Palli õhku lennuks ka samamoodi ära silutud, et ühtegi ebameeldivat põrget sealt ei tuleks. Ja Liiv. Ja väga hea tõrje Vabritult praegu, aga kahjuks Liiv sealt teisest olukorrast ilusasti sai selle värava ära löödud, nii et Saue seda mängu 1-0 juhtima läheb 6-minutise mängu järel ja vaatame, kas tuleb eelmise mängu kordus, kus Saue sai võidu kätte või üksjalg värav kodumeeskonnale igal 6 etapil, kuna ülejäänud meeskonnad ju pesitsevad ikkagi põhja pool. Üksjalg värav ainsana nii-öelda alaline Pärnu meeskond, et kas nad kodupubliku ees, keda siia Pärnu randa ikkagi natukene ka kogunenud on, suudavad sellest kaotusseisust välja tulla ja ikkagi punktid koju jätta. Kui üksjalg väravast rääkida, siis esimesel etapil nad said ju väga magusa võidu Thunder Hackeri üle, mis isegi natuke ootamatult võib olla. Ei olnud valmis selleks, mina isiklikult vähemalt, kui seda siit kõrvalt kaesin, aga mehed olid tublid ja sisu neis on. Tänavu ei ole ka ju Alfat ega Rõuga Saunamaad, keda nemad saaksid klohmida. Eelmise hooaja 6. ja 7. meeskond, kes siis tänavu siis otsustasid, Rõuga otsustas esiliigasse taanduda, uue nime all tegutsevad seal ja Alfa siis ka samamoodi eestvedajad ikkagi loobusid meistriliiga tasemel rannajalgpalli vedamisest ja valisid erinevad esiliiga meeskonnad, kus tänavu oma meelisalega tegeleda. Aga tänu sellele siis mullune 5. meeskond, üksjalgvärav, peab kõvasti pingutama iga meeskonnaga, sest on nad outsider rollis või underdog, need ilusad
rahvusvahelised sõnad, mida üldse eesti keeles tegelikult kasutada ei taha, aga nendes rollides siis üksjalgvärav. Nüüd ette tsooni väga ohtlikult, aga ei jõua see pall ikkagi Ott Mittenbritile, kes seal tsoonis oli. Pajo nüüd jõuab Suurjärvele see pall ja kapten jätkab, kas Tammela ei saa. Televaatajatele siis ütleme ära, et kui Tammela selja peal on kirjas Pele, siis jah, need on üks ja sama inimene. Oskuste osa koha pealt mina ei hakka hetkel sõna võtma, kas üks on ka parem kui teine, aga nüüd Suurjärv võtab, üritas käärlöögi peale timmida seda palli, aga ei saanud kohe ja nüüd väga hästi jätab Pajole ja ikkagi üle värava praegu Pajo, kes tänavusel hooajal 6 väravat ikkagi virutanud on selles olukorras, oleks võinud seda palli natukene paremini surmata ja omaks võtta, aga üritas ühe puutega üle vabriti tõsta. Seekord siis ebaõnnestunult. Kotter nüüd, ette tsooni, Suurjärv, aga läheb üle pea, aga saavad ikkagi nurgalöögi, ütleks mina siit sellest olukorrast, aga kohtunikud nii ei arva. No, hetkel julgen öelda, minul oli õigus, sest olin olukorrale tunduvalt lähemal kui õigusemõistjad, aga see selleks, see jääb minu väikseks rõõmuks siin kommentaatori telgis. Vabrit nüüd ilusasti rinnaga võtab omaks. Lükkab äärele. Arula seal. Jääb natuke nüüd raskustesse. Alaväli läks atakeerima. Holma, kas saab lüüa? Ei, lükkab tagasi äärele. Sealt nüüd virutatakse peale, aga see üritus läks Pärnu mere suunas. Tammela. Väga jõuliselt hoiab tal seal Isakov teda kinni, aga tulemus oli produktiivne, pall saadi kätte ja vaatame isegi kiirrünnakut, siit üritavad sepitada Kiigaja nüüd nurgalipu poole seemimas ja kohe lööb peale, aga Kotter on valmis. Alaväli kohe üle puusa pöördelt. No, oleks sisse läinud, siis ma arvan, et isegi Zinedine Zidane oleks seda natukene kadedalt pealt vaadanud, meenutades siin nüüd Zidani 2002. aasta meistrite liiga võiduväravat, aga need on kõik oleksid ja poleksid. Ja, üritatakse ikka kaugelt peale lüüa ja Kotterit üllatada, aga siiamaani need nahkerad lendavad pigem üle ka selle turvavõrgu, rääkimata siis väravavõrgust. Kelderi vastu nüüd siin nõuab mees ise viga, aga kohtunikud nii ei arva ja Õunapuu pääseb hetkel puhta nahaga. Õunapuu nüüd ise hetkel ja nüüd seal ikkagi see pall jääb, jah, Kotteri valdusesse. Ja Kotter taas, kus annab Pajole, ei, teisel äärel. Talis Tamm seal. Tamm võib proovida küll, praegu midagi natuke liiga kaugel, 3 väravat kiljas. Nüüd Esko saab põlvega palli omaks, aga kohe on kaitsed seljas. Henri Hoolma ei jäta ruumi, seal läheb juba järgmise mehega kaasa ka, aga ja nii ongi, Saue sunnitud tagant läbi mängima, aga noh, arvestades, kui sa oled 1-0 eduseisus, siis palli valdamine neutraalses tsoonis ka ei ole ju kõige halvem ja kui see eduseis veel selle tulemusena läheb 2 peale, siis millest me üldse räägime? Janar Pajo, selle mängu teise, enda esimese ja kui rääkida hooaja kokkuvõttes, siis Pajole on see hooajas 7. avamus. Sellega peaks ta tõusma, jah, mitte ei peaks, vaid tõusebki meistriliiga väravaga ütled edetabelist teisele kohale. Sander Lepik siis, Augur Enematist on temast eespool. Lepik on suutnud 5 mänguga virutada juba 10 tabamust, nii et arengruumi on. Samas 7 tabamust, nüüd siis Sauele praegu hooaja 6. mäng. Igati soliidne saldo. Ja mis peamine, hetkeseisuga on see ju ka 3 võidupunkti Sauele toomas, aga mäng on veel pikk ja seda esimest perioodigi veel minut mängida, rääkimata siis ülejäänud mänguajast. Nüüd Liivsel kaotab palli, aga ikkagi paikab enda vea ja nüüd Tamm kaugelt ja ma ütlesin, et Talistam võib kaugelt lüüa. Kui enne oli Talistammel kirjas 3 väravat sel hooajal, siis siit tuli 4. ja mänguseis 3-0 juba Saue poolt vaadatuna. Ei ole see mängu algus siin üksjalg värava meeste jaoks ilus olnud. Näeme korduses ka, kuidas Tamm võtab hoogu postivarjus siis ja otse ilusasti ristnurka ja Vabrit on võimetu seda palli püüdma.
Kiigajan ja Hoolman nüüd palli taga, kas kirjutatakse otse õhust või tehakse kombinatsioon, kohe vaatame. Kiigajan tõstab ja Hoolman lükkab kõrvale, aga natukene ette läks Õunapuu jaoks. Noh, ürituse kirja said, aga ei mitte midagi liiga ohtlikult. Esko nüüd. Kotterile tagasi. Kelderi suunas, aga tuleb Vabrit välja ja püüab selle palli. Teeb muidugi kurja hääl siin Hoolma peale, et kuidas sai mehe nii vabaks jätta enda selja taga. Tsoon oli täiesti tühi. Õunapuu nüüd, kas lööb kaugelt? Lööb, aga takerdub see seal Kelderi jalgadesse ja nüüd kas ikkagi jääb ja tänu liivakumerustel jääb see pall väljaku piiridesse püsima. Esko nüüd jätkab, aga ei ole kellele jätkata, aga no mida? See on nüüd natukene rumal patustamine siin Rene Õunapuu poolt, et ei oleks pidanud üldse seda palli puutma, las ta põrkab. Lõpeb see esimene periood ära, nii et 3-0. 3 väravat kohe Saue mängust olemas. Vaatame nii kaua tantsutüdrukuid ja avaperioodi korduseid. Palume teil vastu võtta meie tantsutüdrukud taas kord. Ja piisavalt meie mäng võib jätkuda. Teine periood algamas ja mängu seis. Tantsutüdrukud nähtud, nüüd jätkame mänguga siit Pärnu Rannaareenilt. Üks jalg värav ja Saue. Siin kohtumises madistamas on ja hetkeseisuga siis Saue 3-0 juhtimaas. Ja mäng jätkub. On siin ka toimunud väike muudatus, näiteks üks jalg värava suul Joel Vabrit hetkeseisuga pingile taandunud ja Taavi Tammele antud siis teiseks perioodiks võimalus. Väga hästi mängivad seal eespool kokku nüüd Vidembrit, aga ikkagi nurga poole on sunnitud selles olukorras minema. Tuleb nüüd abi ka, Issakov. Aga taas nurga poole sunnitakse Sauekate poolt. Saab keskele lükatada, ei jõudnud see pall omadeni nüüd siit tagant. Teise laine Enver Lauter sai üritada. Nurgalöök siis, vaatame mida Lauter siit välja võlub üks jalg värava poolele. Taha lükkab, seal on Arula. Rahulikult tagasi Lauterile, aga jalga vahet läbi. See võttis jälle rünnakohu natukene maha ja on sunnitud Taavi Tammele tagasi mängima. Tamm vaatab, mis teeb, kaugelt üritab, aga see läheb otse Tammela jalale, kus see läheb hoopis otse outki, nii et väga omapärane algus igatahes. Ja see läheb nüüd Kotteri valgusesse kindlalt. Suurjärv. Pajo lükkub tagasi, Kotter. Alaväli nüüd üritab kõksida. On alas mehi küll, kui saaks üle pea nüüd selle palli kasti toimetada. Läheb, aga läheb ka üle selle turvavõrgu see pall kahjuks. Alaväli nüüd taas aktsioonis ja nüüd käärlöögiga ei olnud üldse paha löök. Pool meetrit või niimoodi läks mööda, aga mööda ta ikkagi läks, nii et värav vaat siit ei tuld ja mänguseis ei muutu. Nüüd on üks jalg väraval kuldne võimalus, aga võtab ikkagi Kotter selle ära. Issakovil kandikul toodi ette, oli väga hea võimalus, aga tema õnnetuseks ei läinud see pall mitte otse õhust, vaid siis ikkagi maapõrke võttis sealt ja peatas Liiv selle palli hoo nii kinni, et Kotter sai küüned sellele pallile taha Pantri hüppega. Tammela nüüd paremal äärel. Suurjärv ei saa kohe palli omaks. Nüüd seal kaua saab trikitada, on abiväge ka, Alaväli.
vabandust, see on Markus Seppam seal. Ei pannud ka kohe tähele seda vabandust. Nüüd saab Lauter siin ette võtta, aga on Pajo tal kindlalt vastas. Lauter siis tagasi lükkab. Ning sealt olukorrast ikkagi pall jääb väljakule, aga noh, üksalg värav taas nullist peab seda rünnakut üles ehitama hakkama. 3 väravat täna kirjas on, siis kui vaatame üldse viimast 10 nende meeskondade omavahelist kohtumist, siis 8 korda on võitnud Saue ja ainult 2 korda siis üks jalgvärav ja keskmine väravate arv nendes mängudes on 8,4. Nüüd siin anti üks kollane kaart, vist oli vale vahetuse eest. Andres Jahimaa igatahes selle oma kaardi tagaküljele kirja pani ja mäng võib nüüd siis siit jätkuda. Talis Tamm Pajole. Kotter võtab kätte ja ette tsooni. Seppam ei tule sellest jätkamisest midagi välja ja Taavi Tamm püüab selle palli. Seppam sellest üritusest nüüd tahtsin just öelda, et nüüd tuleb välja, aga ikkagi lõpuks see pall läks liiga ette ja üks jalg värava mehed lõikasid palli vahelt. Äärevahetus ja Pajo seal nüüd väga valusalt kukub Pajo. Ei teinud ju tegelikult Õunapuu midagi halba ka, lihtsalt Pajo kerkis enne õhku ja selleks hetkest, kui Õunapuu seda märkas, oli juba liiga hilja. Aga tundub, et midagi liiga hullu ka ei ole. Midagi liiga hullu ei ole, nii et saavad rahulikult jätkata. Nii et Pajo oma tsoonis saab rahulikult jälle liivatorni ehitama hakata ja testida, mida Taavi Tamm, kes teiseks perioodiks üksel värava suurde läks. Milleks tema valmis on? Silver Liivi esimese perioodi üritused lendasid kõik väravast mööda. Pajo, kellel ju üks tabamus kirjas. Vaatame. Ja läks ka otsima seda õnnelikku maapõrget, aga seekord oli Liivi ikkagi koduväljakul pallima üksjalg värava poolt. Jaa, väga hea käärlöök sealt praegu Avdejenkovi poolt, aga oli Kotter jälle valmis. Kui see heliga natukene takerdub, siis täiesti teadlik valik. Korraks oleme sunnitud seda siin välja lülitama, et asjad paremasse korda saada, paremasse joonde saada. Nii et kõik need väiksed pausid helis on ikkagi teie ja meie hea ülekande ja hea rannajalgpalli huvide ees. Ette tsooni nüüd Hoolma. Suudab küll palli ja võtab palli tagasi Hoolma nüüd. Pajo seal lendas selliga, kohtunikud ei ikkagi anna sellest olukorrast viga. Hoolma läheb tagasi tegema. Ei tohi liiga ohtlikult selga minna, aga pall läheb auti ja sellega see olukord hetkel ka laheneb. Kotter äsab peale ja võtab sealt väga ohtliku põrke ka, see oli Kiigajane jalast või läks sealt nüüd nurgalööki. Kiigajane on, ikkagi Kiigajane jalast ja nurgalöök täpselt. Väga ohtlikult pall jääb sinna seisma ja saadakse ikkagi nahkena minema löödud oma alast. Kotter taas. Lihtsalt ette tsooni. Alaveli saab peaga jätkata ka, aga natukene väravast mööda. Saue poolt siis Silver Liiv, Janar Pajo ja Talis Tamm selles mängus väravaid löönud. Kuna Pajo ja Tamm on mõlemad ka Saue väravaküttide nii-öelda top 2 meest, vastavalt siis 7 ja 4 tabamusega, siis igati õiged ja loogilised mehed, aga nüüd siin kas tagantjärgi võeti üks jalg väravale või kummale poole see käsi näitab, jäin faktidesse kinni. Õigel hetkel pilk oli maas ja jäi 2 silma vahele. Ja vist Lauri Eskole. Tema seal olukorras oli, viga vilistati. Nii et Aleksei Avdejenkov saab katsetada Kaspar Kotterit ja äkki on tema just esimene mees, kes siis Saue väravasuul oleva Kotteri üle mängib. Ja maast löök, aga Kotter kontrollib olukorda lõpuni, nii et
mitte mingit probleemi siin ei olnud. Esko! Ja siin tahetakse ikkagi viga sellest olukorrast, aga kohtunikud ei vilista, nii et Esko löök tagasi tsooni, oma tsoonist loetakse ära, nii et turgalöögis siis. Üks seal Karav jätkamas. Arula jätab seal sõbrale. Saadakse kokku mängida, Arula saab tagasi, aga on liiga turgalipu juurde ennast mänginud. Avdejenkov. Õige hääldus oleks äkki isegi Avdejenkov. Vabandan oma venepäraste nimede oskusteabes olen natukene nõrgem kui eesti päraste nimedega. Noh, näed, siin hakkab nüüd sõneluseks minema. Kotter seal võtab natukene Ott Midembriti teemal sõna, et tuleb liiga lähedale. No, Midembrit, eks ta seal natukene ebameeldivalt läks, aga midagi nüüd nahaalset või ebasobivat kindlasti ei olnud, et praegu on ikkagi Kotterilt selge ülereageerimine selles olukorras. Ei olnud tarvis sellist sõnakasutust. Natukene selgitust oled vaja teha. Mehed rahunega maha. Andres Jahimaa siis kohtunikuna sel hetkel räägib, aga kõrvaltvaataja pilguga ütleks ka, et Midembrit läks olukorda lihtsalt, et äkki Kotter eksib. Ebameeldivalt külje alla ronis, aga kõik oli igati määruspärane. Ja nüüd kohtuniku palliga siis keskelt taas alustatakse ja üks jalg värav annab viisakalt palli tagasi. Alaväli. Tagasi Kotterile. Suurjärv, aga ei saa piisavalt hästi pallile pihta, nii et sealt jääb hetkel neljas tabamus Sauele sündimata. Alaväri lihtsalt klaarib, aga klaarib nii hästi, et seal oli Sander Abingo üritamas, aga see takerdus üks jalg värava meeste jalgadesse. Ja nüüd Kotter viskab lihtsalt palli liiga pikalt ette. Ja võtt. Rannajalgpall on lihtne mäng. Mehed vaatavad nõutult pealt, kuidas see sündis, aga ei ole palju vaja, et väravaid sünniks ja näeme taas seda olukorda korduses siis. Kus kõigepealt pall läheb auti ja visati ette rahulikult ja Enver Lauter ühe puutega. 1-3 siis. Üks jalg värava poolt vaadates ja Lauteri jaoks siis hooaja 6 värav. Väga hästi Alaväli leidis nüüd sinna ette tsooni läinud kamraadi, aga natukene jäi see koostöö lihvel soovimata, et Silver Liivi pealöök. Sutsu lendas üle värava. Liiv seal nüüd võtab väga jõuliselt maha ja väga hea tõrje praegu Taavi Tammelt, kes teiseks perioodiks väravasse pandi. Alaväli sai kaugelt proovida, aga Taavi Tamm oli selleks valmis. Lüüakse see pall puhtaks ja Saue mehed siis külje audist jätkamas. Lauter 3 mehe vahelt, aga jääb palli peremeheks ja suudab isegi kamraade kaasata, nii et no nüüd seal Taavi Tamm on eksimas, Alaväli noolimas, aga jah, Tamm ilmselt natukene haiget sai, Alaväli läks julgelt lõpuni, ega pall oli lahtine ja see õigus selle palli järgi minema oli täitsa olemas, arusaadavalt natukene Tamm võis haiget saada, midagi hullu ei ole, meeste mäng, liiva peale natukene pehmem kukkuda, võib-olla ka muru peale, nii et seegi positiivne siin. Kui üldse liivast rääkida, siis nädalavahetuseks hirmutati ju kõik laulu- ja tantsupeolised ära, et vihma tuleb ainult 3 päeva jutti. Eks ta natukene seda ka oli, eile õhtul ju jäeti ära ka laulupeo läbimäng, mis laulukaare alla oleks pidanud toimuma, aga siin praegu Pärnu rannas tuuline, aga ütleks tunde järgi 17-18 kraadi ja ikkagi päike paistab ja pilvi tuleb ikkagi taevast otsida lausa. Et nii hästi on praegu siin Pärnu rannas läinud, et kartsin ise ka, et pean pehmelt öeldes, ei saa ma siin mingist vihmast rääkida, unustage see jutt ära. Silver Liiv, enda teine ja Saue siis 4-1 juhtima ja väga-väga terava nurgal Liiv selle
selle palli hetkel võrku toppis. Ei uskunud ma ise ka, et sealt võiks värav tulla, sellepärast ma seda vihmatantsu siin ka etendasin kommentaatori rollis, aga jah, väga osavalt eespostist leidis selle ava posti ja Taavi Tamme vahelt ülesse, nii et 4-1. Saue siis seda kohtumist juhtimas ja teise perioodi jäänud 3 minutit meil mängida. Aga jah, korraks nüüd selle vihmajutu juurde tagasi tulles, kui siin kohtunikud pidasid korraks mängu kinni, jälle natukene Saue pingiga ja mängijatega vaja juttu teha. Aga see vihmajutt oli siis see, et arvasin ise ka, et tulen siia näiliselt kunstlikult öeldes vihmavarju alla seisma ning seejärel pean niimoodi teile kommenteerima, aga selle asemel saan hoopis siin randad rahulikult liiva lükata ja päikest nautida, mis ju rannajalgpalli lahutamatu osa on. Ja väga mõnus osa, seda võin teile kinnitada. Üksjalg värav nüüd tulemas, väga hästi leitakse üles ja natukene pikalt saab tagant löögile ka praegu Avdejenkov, aga napilt väravast mööda. Kotter muidugi seda olukorda enam üldse ei kontrolli, nii et oli õnne hetkel Sauel, et see äsja löödud 3 väravali edu seis ikkagi püsima jäi praegu. Väga hästi. Tammela seal teeb Atško praegu Hoolmaal, aga Hoolma suudab keha ikkagi ette jätta. Natukene vaja sõnu peale lugeda, aga ei midagi hullu seal olukorras, aga tõesti, Hoolma väga hästi taastus sellest Atškost, mis talle Tammela või siis alias Pele, oli küll Pele nime vääriline liigutus, aga vaatame, mida nüüd Hoolma sealt karistuslöögist välja võlub Kotteri vastu. Ja virutatakse ka see pall turbavõrku Henri Hoolma poolt, nii et mänguseis muutumatult jätkuvalt. Tamm nüüd lükkab sinna kõrvale. Arula seal madistamas, aga ikkagi atakeeritakse teda praegu nii palju Silver Liivi poolt, et on sunnitud tagasi mängima Tammele. Nüüd Avdejenkov, aga väga hästi seal tulevad Saue mehed ette ja nüüd üritas söötu otsida selles olukorras Hoolman, oli kapten Kiigajaan küll seal olemas, aga rannajalgpallis söödu otsimisega näeb niimoodi, et õhus ta tundub natukene ebatäpselt alati minevat ja kui maast tahad anda, siis ei pruugi kohale jõuda, sest et liivakumerustel on oma võlud ja valud, nagu ma selle ülekonde jooksul juba paar korda selgitanud ka olen. Nüüd saab Saue tulla sealt turgast, Liiv jällegi, aga nurgalöök sellest olukorrast hetkel siis. Tammele andma, aga ei jõua see omadeni. Tamm ette, Kiigajaan ei saa palli üle kontrolli ja Pajo mängib rahulikult Kotterile tagasi. Suurjärv osalalt keerutab ennast olukorrast välja praegu. Ja lükkab rahulikult Alaväli kaudu selle palli tagasi Kotterile. Pajo nüüd rinnaga omaks, kas läheb ka kaugelt lööma, on Pajol löögikoht ja ei olnud küll see halb löök, aga ikkagi 1,5 meetrit väravast mööda. 40 sekundit siis teist perioodi veel siin Pärnu Optibet rannaareenil jäänud mängida. Sponsori nime ikka tuleb öelda, sest nagu Märt Avandi Koit Toome isiksuses meile kunagi aastavahetuse lõpeltus sponsor klipist juba välja ei jää. Suurjärv nüüd ilusasti Pajole, suudab sealt ka veel löögilast mängida, aga löök on natukene nõrk ja jääb see, Tammelalt seal väga graatsiline hüppe, mõnel teisele alal oleks selle eest võib-olla isegi kohtuliku punkte andnud, aga rannajalgpallis sealt midagi ei tule, Tammele seal juba jätkuolukorras ka veel pikali käsi laiutamas. Väga graatsiline hüppe oli jah, aga tulemus on ikkagi, näeme nüüd taas, kuidas see, ilus õhulend. See on selline, sambamaa kool, mida Pele kindlasti väga võiks osata, nagu Tammelal selja peal kirjas ka on. Kavalalt ta selle välja võitles ja
6 sekundit siis teise perioodi lõpuni ja noh, on Tammelal veel seal kohtunikega natukene ütlemist. Kokkuvõttes kohtuniku palliga sellest olukorrast jätkatakse. Loodame, et kohe saame ka kaadri korda ja pildi tagasi. Aga jah, niimoodi see teine periood lõpp. Tehti 4-1, nii et midagi liiga palju ei muutunud, aga üritame peagi taas saada pildid ja kõik muud asjad korda nii kaua. Naudime siin koha peal vähemalt tantsutüdrukuid ja loodame, et saate ka teie neid nautida. Kus täna siin Pärnu rannaareenil veel jäänud on ja Pärnu poolt siis, Pärnu, ükselvärava poolt, no tinglikult võib nende kohta ju Pärnu öelda ka rahulikult. Nende poolt siis Joel Vabrit tagasi väravasse, kes avaperioodil 3 palli enda selja tagant välja pidi korjama. Taavi Tamm teisel perioodil 1 pidi võtma ja niimoodi see seis 4-1 peale Saue pealt vaadates kruvinud ongi, aga Saue jalgpalliklubi hetkel kindlalt juhtimas seda mängu 4-1 ja nüüd Vidembrit ja Lauter kokku mängimas. Väga hästi saab sealt nüüd löögile ka, aga Arula virutus lendab ikkagi taas nende rannaluidete poole. Ei ole palli praegu. Pallipoisid veel eelmise nahkerasid ära toomas. Nüüd lõpuks siis saadakse pall Kotteri valdusesse ja Saue tagant tulemas on. Kotter. Ette tsooni nüüd. Nüüd Saue järgmist korda juba tulemas. Ai, kas seal oli nüüd käsi? Ei näinud kohtunikud seda ja Arula on nüüd muidugi vastu minemas kohe ja saabki lüüa. Takerdub Saue mängijatesse. Vabrit nüüd vaatamas, kuhu saab seda palli panna. Lööb kaugelt peale, ei olnud üldse paha löök, pidi hetkel Kotter isegi aktsiooni minema. Ja nüüd Kotter jah, omakorda. Ja nüüd ka jah. Nii lihtne see rannajalgpall on. Talis Tamm saab enda teise hooaja 5, ka Saues selle mängu 5 ja 5-1 siis. Mängu seis siin praegu esimeses mängus. Vaatame, kas jätkub veel nii palju jaksu ükselväravameestel. No üritatakse kaugelt seal Enver Lauter, aga see liiga kaugele hetkel ei jõudnud. Nüüd siin Tammela saab jätkata, aga ja nüüd järgmised mehed juba tulemas, aga lõikab hetkel palli vahelt. Ja seal nüüd Lauter ja Pajo korraks aktsioonis, aga kõik on sõbralikud, nii et ei ole hullu midagi. Pajo jätab tagasi. Väga hästi nüüd hetkel Talis Tamm keerutamas, aga Alaväli kaotab ikkagi lõpuks palli. Ai, seal nüüd ohtlikult jääb pall lahti ja kas saab? Ei, ikkagi vilistatakse viga enne ära. Vidembrit seal taas Kotteriga kokku minemas. No need mehed ju korra on selles mängus ikkagi juba karvu pidi vastupidi läinud. Ja kollase kaardi saab Ott Vidembrit.
aga jah, seal olukorras Midempriit tõesti hiljaks jäi. Jah, Kotter oma alast selle palli nüüd mängu saab panna, aga vaevalt sealt midagi liiga ohtlikult tuleb. Tõsi, üks värav ju Kotteril täna ikkagi kirjas täitsa on. Aga vaevalt need kohe siin veel hakkab tulema. Karistuslöögil on Kaspar Kotter. Jaa, täpselt. Lendab üle turvavõrgu ka see pall, nii et Abrit. Väga ohtlikult kaotab nüüd selle palli praegu Avingo, aga tuleb ikka Kotter selles olukorras välja ja no siin juba kõik mehed igaks juhus Kotteri ees vabandamas on, nähes paljudele sisse on lennatud ja kui tigedaks mees võib saada, aga ei midagi hullu sellest olukorrast praegu. Et 9 minutit seda esimest mängu veel jäänud ja no nüüd näeme, Ronald Rink saab seal väravvahi püüde harjutusi teha juba pealtvaatajate osakonnas. See pall tribüünidele lendamas oli, aga ja Kotter nüüd ette tsooni jõuab see kohale ka siin Silver Liivile. Ei olnud Liiv, vabandust, see oli Kevin Koppel, aga temale kontroll vedas natuke alt ja nüüd väga nahaalselt muidugi üritas Henri Hoolma siin olukorras Talis Tamme peatada. Ma arvan, et Tamm oleks võinud isegi pikali hüpata selles olukorras. Aga jäi ta püsti ja nüüd Kiigajan käärlöök. Täna ei olegi väga palju käärlööke läinud, siis muidugi anteks oli kohe igale maitsele siin. Avdejenkov ja Kiigajan üritavad 2 tükki järjest, aga kumbki kaitseliinis kaugemale hetkel ei jõudnud. No nüüd Talis Tamm ja ikkagi viga ja selles olukorras Henri Hoolma vastu. Hoolmal läheb natukene aega, et siit olukorrast virguda. Aga tuleb tal virguda, sest et karistuslöök on ikkagi tema poolt vaja teha. Karistuslöögile Henri Hoolma. Ja oli seal hea olukord praeguga, jah, Kotteri ikkagi julgelt ja kindlameelselt nendesse olukordadesse hüppab seal. No vaatame, kas üksel väraval on veel isu. No võiks ju olla, väravaid võiks juurde saada. Tänapäeval neil 15 tabamust kirjas, 16. Aga sellega ikkagi ollakse kõige kehvema väravate arvuga meeskond. Nüüd seal jällegi Kotterile väga ohtlikult sisse minemas on, aga Kotter on juba nii palju neid obadusi saanud selles mängus, on kloomitud teda vasakult ja paremalt, et mees ei tee teist nägu ka annab selle peale, kui mõni üksjalg värava mees talle sisse lendab. Arula nüüd tagant tsoonist ehitamas. Ja Kotterile tagasi. Kelderi saab palli omaks, aga seal jätku üritus väga hea Silver Liiv. Jahib Liiv praegu oma kübarad, temal ja Tammel mõlemal ju 2 tükki kirjas. Vaatame, kuhu nad välja jõuavad ja kas nad selle kübaratriki rõõmu siin tunda saavad selles kohtumises.
nüüd ei vilista kohtunikud viga ja saab Arula üritada, aga takerdub see seal Avingu jalgadesse. Kotterilt hea tõrje. Jätkuolukorras jälle mehed pikali, aga kohtunikud hetkel lasevad jõulist mängu. Nüüd ilusasti Lauter kõksib. Suurjärv tuleb vastu appi ja sinna see olukord hetkel ka jääb. Arula nüüd taga. Ja on see pass ebatäpne. Alaväli, kas saab? Avingo nüüd siin 1-1 väravvahiga ja no siin tahetakse kätt muidugi väga aktiivselt tagantjärele. Kogu üksjaga värava pink on siin praegu kohtunik Andres Jaima ikka väga piiramisrõngasse võtnud. Minnakse ka Saue pingi juurde, et tunnist üles, et oli käsi, aga no, kohtunikud hetkel oma otsust muuta vist ei hakka. Vaatame, mis siin on, kas Avingo saab ikkagi selle värava endale või mitte. Kollane kaart igatahes välkus. Arula on see, kes kollase kaardi sai. Aga kuna mehed on asetsenud niimoodi, nagu oleks vaja keskelt seda palli lahti mängida, siis saame rahulikult kirja panna, et Sander Avingu saab värava enda nimele ja 6-1 mänguseis 6 minutit enne kohtumise lõppu. Palub siin Arula ka vabandust hetkel kohtunike käest, aga tõepoolest kogu üksjalgvärava pink püsti oli seda kätt nõudmas. Aga nüüd tõepoolest hõiskasid ise ka liiga vara. Käsi sellest olukorrast ikkagi vilistati ja mänguseis ei muutunud. Jah, viisakalt mängitakse seda pall tagasi, nii et kriipsutame meiegi Sander Avingo nime rahulikult siit protokollist maha ja 5-1 mänguseis vilistati ikkagi käsi sellest olukorrast, nii et Avingo ei saa juubeldada selle tabamuse üle. Muidugi Saue mehed on isu täis, tahavad seda väravat tagasi. Markus Sepp on siin pusimas. Ja jääb pall neile hetkel, nii et Saue siit vastase tsoonist palli mängu panemas. Silver Liiv ei leia kaaslasi ja mängivad üksjalgvärava mehed läbi Vabriti palli ette. Ei ole omasid seal praegu hea mõte. Vaatame nüüd. Seppam ei suuda seda palli liivalli lükata. Nüüd Lauri Esko kaitsetsoonis ja külmavereliselt Kotterile tagasi. Liiv. Ja tuleb käärlöök, aga lendab see ilusasti kohtuniku suunas. Kes muidugi palli puutuda ei tohi, astub ilusasti eest ära ja üksjalgvärava mehed külje audist mängu jätkamas. Vabritile pall. Nüüd seal kas kui kahju on praegu Joel Vabritist. Siit sai nüüd küll Saue, kui enne võeti see üks tabamus neilt ära, siis praegu kingitas ikkagi üksjalgvärava meeste poolt tagasi, et oli vist Lauter see, kes selle tagasisöödu andis, aga Vabritile nii õnnetub põlle peale ja näeme ka, kuidas mees ise ka longib sinna pallile järele. 6-1 mänguseis ja ei lähe asjad ilusamaks praegu üksjalgvärava meeste jaoks. Hetkel tabelis enne seda mängu oldi 3. kohal, aga nüüd kui Saue siit saab 3 punkti juurde, siis pudenetakse väravate vahe osas. Kiire arvutus ütleb, et pudenetakse tõepoolest. Pudenetakse 4. Saue tõuseb samamoodi 6 punkti peale. Ja omavahelised mängud ju tänavu mõlemad Sauele. Esimene läks neil eelmisel etapil 4-1 Saue võiti, et nüüd on 6-1. Saue kahe võrra parandanud enda mängu. Nüüd seal kaugelt saab üritada Midembrit, aga teist korda veel, aga tulemus mõlemal korral. Kaitsete jalgadesse see löök takerdub. 4 minutit veel jäänud. Nüüd päris hea, Vabrit siin üritab enda oma väravat paigata ja saada ka positiivne väravkirja, aga jääb sündimata ja nüüd vähemalt selles olukorras tuli õigel ajal välja ja Tamme takistas. Ja seal Enver Lauteril oli terve tee vaba, et purjetada ja kuigi hoo sai purjetamisel sisse, siis selle lasso vistamisel, et oleks vaja muuli külge enda paat kinni ka saada, siis see läks täiesti mööda. Natuke kujundlik väljend siis löögile. Nüüd Tamme üritus
jääb nõrgaks ja Vabrit püüab ja Midembrit. ja ühe värava puhul. Väga hea löök ja kas ületab väravavööne ja tundub, et ületab ja kohtunike vile on ka kõlanud, nii et Ott Midembrit. Enver Lauter. Või ikkagi Enver, noh, mina siit ütleksin, et Midembriti lööt oli see, aga vaatame kohe palju Lauter seal väraval seda olukorda segamas oli. Telepilt ju ei valeta. Ja pigem tundub, et mina paneksin selle värava Ott Midembriti nimele, et Lauter seal olukorras ei saanud omalt poolt jalga vahele, aga kindlasti oli tal nii-öelda mõtteline osa väravast läheb tema nimele, sest tema Kotterit seal segamas oli selles aktsioonis ja üritamas jalga vahele panna, mistõttu see pall Kotterit üllatas. Aga 2-6 üks jalga värava poolt vaadates ja 3,5 minutit seda esimest mängu siin Ranna-areenil veel jäänud. Tammela üritus läheb üle värava. Õunapuu Vabritile. Väga hästi tuleb sealt nüüd vahele Avingo, aga ainult palli klaariks saab lüüa sealt. Vabrit võtab kõksimise peale ja rahulikult Õunapuule. Aga Õunapuu jääb natukene hätta palli kontrollimisega. No kõrgeks jäi ka. Nii et anname andeks. Ei hakka isegi väitma, et ma ise oleksin sellega paremini hakkama saanud. Ilmselt oleks see pall lennanud Pärnu randa sellisel juhul. Ja ranna all ma pean silmas Mereranda. Silver Liiv. Julgelt võtab seal Õunapuud ette. Saab ka mööda. Konksutab. Vaatame ka Õunapuu jaksab. Aga võtab hoopis palli ära ja vilistatakse Liivile sellest olukorrast viga seal kohtunike poolt. Õunapuu siis kaugelt vastaste väravast saab Kotterit natukene testida. Ajakava muidugi natukene nihkes juba on, et kui kell 4 peaks peale tulema Augur Enemati ja Nõmme Olipeti mäng, siis natukene nihkes see kõik läinud on, aga pole hullu. Üritame ikkagi kõik mängud täieni tuua ja kui see ajakava natukene nihkes on, siis midagi hullu vast ei ole. Ühelt ekraanilt saab ju rahulikult vaadata rannajalgpalli, teiselt laulupeo rongkäiku ja niimoodi seda päeva õhtusse veeta. Ja julgelt lükkab praegu Liiv selle palli tagasi Kotterile. Tammela. Liivile. Ja vaadata, ei saanud praegu Tammela seda palli kaasa ja nüüd hoopis lõikab selle vahelt ära praegu seal Hoolma. Ja ei vilistata kohtunik seal viga, Hoolma ikkagi palli peremees jätkuvalt, aga ütleme heast rünnaküritusest on asi kaugel ja ongi Vabriti kaudu sünnitud seda palli hetkel tagasi mängima. Nüüd saab väga hästi seda proovida. Kes see oli? Avdjenko. Aga pall jääb Kotteri valdusesse ja Saue tulemas on. 1,5 minutit veel jäänud seda mängu siin. Pärnu Ranna-areenil. Suuri arvelt napilt läks see pall üle pea. Vabrit muidugi siin oli juba korraks segaduses, et kuhu see nahkjärje täpselt lendab. Arula lükkub kõrvale Hoolma. Teeb mööda, seal Suurjärvest saab teisest ka ja vaba tee purjetada, aga napilt üle värava praegu Henri Hoolma. Kõik oli suurepärane, lausa isegi filigraanne, aga sooritus lõpuks siis natukene vedas, no ei saa öelda, et tehnika vedas alt, lihtsalt jõudu läks liiga palju, tahtmist oli liiga palju, purakas oli liiga suur lihtsalt tolles olukorras. Avdjenkov nüüd lükkab äärel edasi. Kotter tuleb sinna aktsiooni ja võtabki palli endale. 35 sekundit. Esimest mängu siin Pärnu Ranna-areenil ja Õhtuleht jätkuvalt selle teieni toomas on. Suurjärv, ei Pajo nüüd seal aktsioonis. Nüüd on Suurjärv, ei saa palli omaks. Kiigajaan leiab väga hästi seal Avdjenkovi. Ja läheb käärlöögi peale, ei olnud üldse paha löök ja
Kotter Panteri tõrjega sel hetkel ära võtab, 10 sekundit lõpuni, kas jah, jõuti tähelepanu sellele juhtida, kiirelt mängitakse nurgalöök lahti. Ja kavalalt üritati, aga nüüd siis sekund jäänud ja sellega Saava kohtumine siit lõpeb. Saue jalgpalliklubi saab 6-2 võidu. Silver Liiv ja Talis Tamm lõid 2 väravat, Janar Poja 1 ja Joel Vabrit tegi 1 oma värava. Väravate autoriteks siis Taavi Lauter ja Ott Midemrit. Ning kohe-kohe jätkame siis Augur Enevati ja Nõmme Olipeti mänguga, vahepeal aga väikene paus. Ja järgmine mäng tõotab tulla jälle kord väga magus, sest omavahel lähevad vastastikku möödunud ja ülemöödunud aasta ehk siis valitseb ja sellele eelneb rannajalgpalli meistriliiga tšempion. FC Üksjalgvärav Element Master pidi nüüd toimunud mängus vastu võtma küll väikse kaotuse Saue jalgpalliklubilt, et hetkel võib-olla ütled siis paari sõnaga, et kuidas endal tunne oli, et kas kõik klappis või jäi midagi tegemata? Jule kehva on tunne pärast sihukest mängu. Kurat, ei on nagu võimalust ka väga siin. Alguses oli, Sauega on see, et nad seisavad juba hästi kaitses, et alguses juba sihuke kinnine mäng ja õnne ei olnud. Alguses nagu esimene veerand ei olnudki nagu väga värava võimalusi, et need, mis seal tekkisid, need kiirelt paari minutiga nad lõid ära ja pärast selle tapeti mäng ära. No nii, aga üldiselt Marko, sa oled nii meeskonna kokkupanija kui ka nõnda edasi. Teil on see hooaeg tegelikult päris lubavaid mänge olnud ja te olete ainukesena suutnud Thunderhackerit siin võita, et mis need eesmärgid on ja nii edasi. Ei, no eks see peaeesmärk on ikka see 4 hulka saada, et sats on küll 5, aga kurat jube tihe on, et selle pealt on, eks see eesmärk on, et see, mis Thunderiga juhtus, see ma arvan, nad tulid lihtsalt natuke liiga kergekäeliselt, et siin on tegelikult näidanud, et mis siin eelmine etapp isegi oli, isegi kui Auguril on 1-2 väga head on puudu, on kohe kehva, et rääkimata siis meistriks, meil täna ka siin 2-3 on puudu, et saaks jah, kurat nagu kõik korraga kohale, et siis oleks hoopis teine jumena. Aga kuidas motiveerimisega on, sest praegu niimoodi kõrvalt vaadates neid teie mänge, siis on jäänud mulje, et tugevamate meeskondade vastu olete te kuidagi tunduvalt vihasemalt motiveeritud. No, ongi jah, et see siin täna pihta hakkas, et see esimene koll oli kohe siuke, et löödi peale ja väravast tõi ära, aga teise pallile läkski ainult Saue vend, et meie omad siin käed taskus ja et no see on jah, seda räägid küll ja alguses, et oled valmis, teed korralik soojenduse ka, aga see hakkab mäng pihta ja siis vaatad, kuidagi loid on, et eks see nende taktika ilmselt oli ka, et eelmine mäng me nende vastu sellega tulnud ka sellest mitte midagi välja, et natuke sarjane selle esimesel mängule. No nii, teil on üks mäng täna veel ees, et kuidas ja mis asja? Oi kurat, ma ei tea, ma arvan, et need tulevad ikka nüüd 110-ga peale, et kui nad eelmist mängu mäletavad seda Thunder, et eks me katsume maha rahuneda ja seal katsume meie seda mängu natuke tappa, et nad on ju tehniliselt ja füüsiliselt on ilmselgelt neist paremad, et me mängime see aasta nagu mäng korraga, et siis vaatame, kuidas, mis ja kus. No selge, suur tänu, Marko. Minu kõrval on Saue jalgpalliklubi kapten ja väravavaht Kaspar Kotter, et äsja võtsite võidu ja väga kindla võidu Üksjalgvärava vastu, et kas see oli nagu selline kohustuslik võit või kuidas te üldse oma seda hooaega olete plaaninud? Eks see kindlasti omamoodi kohustus oli, et eelmine aasta suutsime suurtega rabeleda ja mängida nendega küll, et teame, et me oleme suutelised samamoodi ka see aasta mängima, et lihtsalt see esimesed etapid siin ei läinud kõige paremini, need lõpud ja siin ka esimene mäng täna, et esimesed 5 minutit täitsa magasime, et Üksjalaga me teame, et me peame neid edestama, et saada 4 hulka ja see nagu eesmärk on, et Üksjalg nopib siin teistelt võite ja me proovime seda sama teha. No mida sa ise teie mängu nagu tugevusteks hindad? Eks ta kindlasti ole meeskonna vaim ja füüsiline, et me oleme kõik arvatavasti siin juba vähemalt 10-15 aastat kokku mänginud vanemad inimesed, et kõik teavad üksteist, kus nad liikuma peavad ja kuidas keegi midagi teeb, et see on, ma arvan, meie üks tugevus. Aga seda konspiratsiooniteooriat sa ei toeta, et esimeses mängu võtsite meelega rahulikult, et siis teises mängus, kus reaalsed võimalused on suuremad, kõvasti paugutada? Ei, seda kindlasti mitte, et meil on vaja siin iga mänge võtta, et siin kindlustada endale seda vähemalt 4. kohta, et lihtsalt magasime siuke asjade kokku sattumus, et Augur
esimesed 5 lööki olid raami ristnurka, et mis, seal ei ole nagu midagi väga vastu teha, et nad on tugevam sats ja aga noh, meil peab hea päev olema ja siis me suudame kõigiga mängida. No selge, suur tänu, Kaspar, ja loodetavasti siis saavutate oma eesmärgi.